No nii, mina olen liikunud siia Ducati boksi ja siin on põhjust olla rohkem kui küll, sest Ducati iseenesest on juba nii-öelda vaatamisväärne tsikkel, aga nüüd Marko Rohtlaan on minu kõrval ja kõigepealt räägime sellest, et Vihur jätkab. Vihur tegeleb noortega ja järelkasv kasvab suureks ja suured mehed tahavad rattaid saada ja Vihur saab nüüd uued rattad endale. Jah, et meil avanes suurepärane võimalus marki vahetada ja minna väga ägeda tsikli peale nii-öelda, mis on siis Ducati. Et ise ootan juba põnevusega, et saaksime neid tsikleid kasutama hakata ja õppima. Need mõlemad tsiklid on siis Superbike klassi rattad? Jah, need vastavad siis Eesti Superbike klassi reeglitele ja nendega siis sõitma hakatakse. No räägi nendest numbritest ka natukene, mida need rattad on võimelised aretama? Põhimõtteliselt kaaluvad nad väga vähe, et alla 180 kilo, et 175 kilo on siis ratta kaaluks, hobujõude on 210. Nii et see peaks edasi minema ju küll. Jõupuudus kindlasti ei jää. Ehk et seda tunnet, et puudu jääb midagi, seda sellega ei tule? Jah, et kui sõitja tuleb maha ja ütleb mulle, et hästi ei lähe edasi, et siis ma seda juttu ei usu. Ducatiga on proovitud sõita ka MM-sarjas MotoGP klassis. Ma mäletan, et kui nad tulid, siis oli seal äkki Casey Stoner ja sellised mehed, nad olid ikka püsti hädas ja nad ei saanud sellega hakkama. Mis see probleem siis oli? Siis probleemiks olidki raamid, et tehti liiga jäigad, et tegelikult tsikkel vajab natukene läbipaindumist, et aga kiiresti kurve läbida ja nad selle probleemi on lahendanud, et seda näitavad MotoGP tulemused ja esimene World Superbike etapp ka, kus Ducati võitis väga pika puuga. Ja Dovizioso on siis Ducati nii-öelda lipulaeva või kõrgem lipp siis hetkel MotoGP sarjas. Sa ennustasid talle, et tuleb maailmameistriks. Eks ta raske on, aga mitte võimatu enam. Ei, kindlasti mitte, et ta on näidanud, et ta on väga kiire sõitja ja kui tal vähegi õnne on, siis ta ka seal eesotsas on ja ikkagi, kes kõige rohkem punkte kogub, et see on maailmameister. Mul on väga hea meel kutsuda siia nüüd ka Leevi Varm, Bikepointi esindaja. Bikepoint on siis see, kes need rattad üle annab. Miks te otsustasite Vihurile appi minna ja need rattad anda? No ennekõike, kuna meil on nii vinged rattad olemas ja me tahaks tegelikult ka näidata Eesti inimestele, mida nendega teha saab, siis järgmine loogiline samm ongi võtta Eesti parim tiim on Vihur Motosport ja parimad sõitjad ja parim tiimijuht ilmselgelt ja las nad siis näitavad, milleks nad tegelikult võimalikud on. On pandud mingisugused nii-öelda eesmärgid ka, et kui selle täidate, siis me sügisel rattaid teie käest ära ei võta? See on ilmselgelt lihtne küsimus, et siit tuleb Eesti meister ja oma vahel siis jagavad ära, kes esimene, kes teine, et ega nii lihtne ongi. Nii kindel see ongi, et teised vastu ei saa? Kui me juba vaatame rattaid, siis loomulikult. Ja olgem ausad, poisid on kiired, poisid on väga kiired. Kui palju elektroonikat sellise ratta peal on? Ilmselt ikkagi kõvasti rohkem kui siin võib-olla mõned aastad tagasi, et see on ka väga täppisteaduseks läinud. Ja otse loomulikult, et väga suur arendustöö on asja juures olnud ja on võetud neid ju tegelikult MotoGP rataste pealt ja kui me välgime, mis viimastel aastatel GP-klassis Ducati on suutnud, siis see on toodud ka siia, et aidata kiiret poisse veel kiiremaks. Mida siin tavainimesele arusaadavalt, mis siin peal on elektroonilises mõttes just? Ennekõike tavakasutajale tooks välja kiiruseks, aga see turvalisus, et need poisid võib-olla kõike ei vaja, mis siin on võimalik, aga igasugused kurvi ABS-id ja libisevad veokontrollid, käiguvahetuste abid, kõik need abimehed, mis muudavad tegelikult selle sõiduga tavakasutajale sellised kiirused peaaegu kättesaadavaks, kui on vähekenegi viitsimist. No nii, ja ratta number 74 saab enda kasutusse Sander Luisk ja väikese meene ka, see ei ole nüüd tsikli võti, mis talle antakse, aga põhimõtteliselt on see mälupulk, mis talle sealt üle antakse, mis selle ratta siis kiireks teeb. Sander, kas sa oled saanud juba proovida ka selle rattaga või veel mitte? Ja tere ka minu poolt kõigile. Eelmine sügis oli mul tõesti võimalik selle rattaga sõita. Muljed olid üllatavalt head ja sellel rattal on kõvasti potentsiaali väga kiire aegu sõita, nii et ma arvan, et tuleb väga huvitav aasta. Ja ka kõigile teistele, kes siin motoringrada üldse huvitatud on. Ma arvan, et saab midagi Eestis täiesti uut näha, et Ducatidega kui meeskonnaga sõita ei ole ennem siin tehtud, nii et
Marko ütles, kui sõitja tuleb maha ja ütleb, et pill ei käi edasi piisavalt kõvasti, et seda juttu ta eriti ei usu. Oled sa nii-öelda lae saavutanud sellega või oled sa sellele lähedal? No ma arvan, et siin on minna veel, aga kiiruse mõttes ma arvan, et siin justkui raja mõttes võtta, siis tõepoolest me peame selle rattaga nii-öelda seadistust vaatama. Sügisel oli ainult test ja ma arvan, et kui me nüüd saame natukene aega sellega ja ma arvan, et siis on väga hea sellega saame selle lae kätte, et praegu seda saavutatud ei ole. Oma sõidustiililt, sõiduomadustelt sina kui sõitja, kuidas sa ennast selle tsikli seljas kohe tundsid, et oli ta nagu valatud sinu jaoks või on vaja kuskil midagi, mis nagu järeleaitamist vajab? Enamasti oli see, et muidu sikkel, kui enda geomeetria poolest ja kõik väga hästi sobis. Minule jäi kohe silma see, et minu jaoks oli lihtsalt vedrustus liiga pehme. Et selles ei ole midagi rasket, vahetame vedrud ära ja saab jälle asja paremaks. Muidu kõik klappis väga hea. Okei, ja järgmise teise sikli numbri 191 saab endale Mihkel Osula. Teeme Mihklile ka aplausi ja Mihkel, sa oled ka nüüd siis uue ratta omanik. Nii, saad ka mälupulga ikkagi. Mihkel, sa oled ka saanud natuke proovida? Jaa, ma olen saanud proovida ja selles suhtes Sandril on nii-öelda eelnev kogemus tuhandestega, siis minul oli sellega nii-öelda proovisõit oli minu esimene kogemus üldse nii-öelda siis nagu tonnistega sõitmise osas. Ehk et tegelikult päris raju üleminek. Esiteks sa lähed tonnise peale ja kohe saad Ducati. Ja, ma nii-öelda nagu ma olen varem Markole ka ütelnud, oligi täpselt see, et ma ütlesin, et ma teadsin, et see on võimas ratas, aga et see nii võimas on, seda ma ei teadnud enne. Ehk et need esimesed testid ja proovid võtsid võib-olla isegi natuke jala värisema? Jaa, võtsid. Selles suhtes see on juba masin, mille ees on nii-öelda nagu aukartus sõites. Eile ütles Hannes Soomer väga ilusti, et peaks olema loll võidusõitja, kes ei karda. Et ikkagi selline väike alateadvuses see on, et kohe lõpuni peale ei keera. Jah, ma ütlen, see on väga õige suhtumine. Millised need eesmärgid siis on selleks aastaks, kui sa lähed esimest aastat nüüd selle tonnisega sõitma, et Eesti hõbe või? Eks selles suhtes eesmärk on meil kõigil üks ja sama, et sõita võimalikult kõrgele positsioonile ja anda ennast nagu parim. Et niisama kaasa sõitma ei lähe, mis ma arvan, et mitte keegi. Iga aasta on Auto24 ringil räägitud sellest rajarekordist. See on täna 1.14.1. Nende ratastega selle rajarekordi ülesõitmine on võimalik või mitte? On. Kumb teist selle endale sügiseks võtab? Eks me lepime selle hiljem kokku. Aga alla 1.14 me tahaksime näha, kutsume kõiki motorringrada vaatama Auto24 ringrajale. 18. mai on esimene etapp see aasta ja mine tea, äkki puruneb see rekord juba siis, kuigi vist kas sügisel on see nagu parem sõita üle või kevadele? Jah, sügisel on kindlasti parem, et siis on rehvi rohkem maha sõidetud ja asfaldi pidamine on parem, et siiamaani kõik rekordid on sõidetud alati sügisel viimasel võistlusel. Ja selleks ajaks on mehed ka rohkem nii-öelda soojad ja harjutanud. Täpselt, ja kõik õige. Sõidutunnetus ja kõik on parem. Okei, paneme maikuuks teile ringi aja 1.16 ja hakkate hooaja jooksul selle pealt alla tulema Auto24 ringil. On see teostatav? See kõlab reaalse plaanina. See kõlab reaalse plaanina ja rajarekordid Ducatile soovime siis sügiseks 2019. Aitäh teile, mehed!